Ma enne ütlesin, et see disk põhineb siis nii-öelda tajudel ja põhineb tajudel nii tajul minust endast ja tajust sellest keskkonnast minu ümber. Nüüd esimese asjana, kui me räägime tajust minu enda suhtes, siis tegelikult on niimoodi, et igas keskkonnas, kus me igapäevaselt oleme, me oleme töökeskkonnas, me oleme kodukeskkonnas, me oleme perega, me oleme sõpradega, me oleme töökaaslastega, me oleme üksinda. Igatahes erinevates keskkondades me tajume nagu erinevalt iseennast selles keskkonnas ja diski järgi põhimõtteliselt nagu ongi see iseenda tajumise skaala on just see vertikaalne joon. Ja see vertikaalne joon nagu põhimõtteliselt on niimoodi, et üks äärmus ehk siis ülemine äärmus on see, et kui ma tajun ennast selles keskkonnas niimoodi, et mina ise täiesti kontrollin seda keskkonda. Mina ise nagu saan seda keskkonda kontrollida ja juhtida ja saan seda, mida mina sealt keskkonnas soovin. Ja teine äärmus on see, et ma tajun, et see keskkond täiesti kontrollib mind. Ehk siis, et ma pean nagu täiesti lähtuma sellest, mida see keskkond minult küsib või mida ma pean lähtuma oma otsustes sellest, mida keskkond minult nagu soovib. Ja selle võrra nagu siin ülevalpool ongi nagu see, et sellel hetkel, kui ma tajun ennast keskkonnas tugevamana, sellel hetkel ma olen julgem, sellel hetkel ma olen ennast kehtestavam, sellel hetkel ma tean rohkem, mida mina tahan, et ma tahan, et kui mulle midagi selles keskkonnas ei meeldi parasjagu, siis ma muudan seda. Siis ma teen nagu, et okei, ma tahan, et see asi oleks niimoodi. Ja ma teen selle teistsuguseks. Versus, kui ma olen pigem tajun ennast selles keskkonnas nõrgemana, siis sellel hetkel ma tajun, et ma ei saa seda keskkonda mõjutada, ma ei saa seda keskkonda teha teistsuguseks. Ehk siis sellel hetkel, kui ma tunnen, et midagi mulle ei meeldi keskkonnas, siis ma pigem, mida ma teen, on see, et ma kohandun. Ma nagu lepin sellega, mida teised on mulle ette andnud. Ja nüüd võikski küsida, et kus siis see tõde on, et kus siis nagu see täiuslik koht on, et kas siis peaks olema siin kuskil kahe vahel või peaks olema kuskil ülevalpool või kuskil allpool, siis tegelikult see tasakaal kui selline, mina nagu olen leidnud, et see tasakaal on väga liikuv ja see sõltub väga palju sellest, mis rollides me mingites keskkondades oleme. Et on keskkondasid, kus me oleme sellises rollis, et me olemegi nagu, me vajame nagu seda, et me peame hästi palju seal ise leidma, et mida mina soovin. Ja ma olengi nagu rohkem sellega, et mida mina soovin, mida mina tahan. Ja võib-olla vähem on seda, et kui palju ma lähtun teistest. Aga samas mõnikord on keskkonnad, kus ma lähtun nagu just rohkem sellest, et mida väline keskkond minust soovib ja vähem seda, mida ma ise tahan. Et seal selles mõttes nagu see mõlemad on nagu vajalikud. Sest et kui ma jään ainult äärmuslikult, ainult ülespoole, kui ma jään sellele, et okei, mida mina tahan seda, minul on vaja see, mina, siis juhtub see, et ma olen täitsa üksinda, sest et ma ei meeldi kellelegi, sest et ma olen ainult kogu aeg mina ja ma ei arvesta teistega. Või teine variant, et ma olen võib-olla vangis, sest et võib-olla ma tegin midagi, mis tundus mulle endale hea mõte, aga võib-olla ühiskond ütles, et kuule tead, et selline asi meil ei sobi ja üleüldiselt meil on reegel, et vaata nii me ei tee ja siis me nüüd paneme su vangi. Ehk siis, et kui täiesti kogu aeg ainult ülevalpool, et ainult mina, nagu ka olla ei saa justkui. Samas, kui me oleme äärmuslikult allpool, et me kogu aeg ainult lähtume sellest, mida teised meist soovivad. Kui me lähtume ainult sellest, et mis on teiste jaoks parim või mis on õige või mis on nagu reeglid või mida meilt eeldatakse justkui, siis on hästi lihtne tegelikult jälle sellist enda sisemist nagu oma missiooni, oma eesmärke nagu ära kaotada. Sest et siis me lähtume kogu aeg ainult sellest, mida teised tahavad. Et ehk siis yeah. Siin oli sul see hea näide, mis sa mulle kunagi rääkisid, see noore ema näide. No, see on väga hea näide. Et ongi näiteks, meil on naise Marleniga, meil on 3 last ja meil on 8 ja 5-aastane ja 1 7-kuune, et just väike. Et näiteks ongi, et kui perre sünnib väike laps, et kui naine saab väikse lapse, siis sellel hetkel mingis mõttes see valik on, et ma nüüd olen väikse lapsega, ehk siis ma lähtun hästi palju, ma olen siin allpool justkui, et ma lähtun hästi palju sellest lapsest, ma lähtun sellest, mida laps vajab, mis see lapse graafik on. Samas, kui ema jääb ainult siia alla pidama, et ta nagu mingis mõttes nagu ohverdabki oma elu lapse nimel, et ma nüüd olen lapse jaoks olemas. Ja ta unustab ennast täiesti ära, ehk siis ta unustab enda tahtmised, enda soovid, ehk siis selle ülemise poole unustab ära, siis see ka ei ole hea. Siis selles mõttes sellel hetkel ta väsib ära, sellel hetkel ta on emotsionaalselt kurnatud. Ehk siis üks asi, mida meie püüame oma peres alati teha, on, et kuigi mul naine, nagu ta on koos beebiga, hästi, ta on praegu ka koos beebiga. Tšau.
et siis sellel hetkel ikkagi leiame võimalusi, kuidas tema saab vahepeal teha neid asju, mida tema soovib. Ja mina võtan temaga selle vastutuse üle, et tema saaks enda eest nagu hoolitseda ka. Et ehk siis, et nii-öelda see tasakaal sõltub hästi palju nendest rollidest, mis meie elus on, sõltub sellest, et mis meie parasjagu elu eesmärgid on. Ja seda võib põhimõtteliselt vaadata iga keskkonnapõhiselt nagu samamoodi, et kuidas seal leida seda tasakaalu, et ühelt poolt arvestada teistega, arvestada välise keskkonna reeglitega ja samas arvestada sellega, mida ma ise soovin, mida mina tahan, mis on minu soovid edasiliikumiseks.